Tšau, siit tuleb sulle sõnum novembriks. Kaardid ma juba panin kõik siia, ladusin ära. Ma ei ole neid ise vaadanud, neid saame koos vaadata. Ja siis hakkamegi pihta. Ja põhiteema on novembris õiglus. Noh, lihtne sõnum jälle, et nagu õiglus midagi, mingi õigluse tagaajamine või nagu, et mida annad, seda saad. See on selline natuke nagu karmaseadus nii-öelda, kes seda usub või ei usu, aga et see, mis sa annad, seda saad tagasi, on ju. Ja siin on ka need all 2 kaalukaussi ja siis mul see 11 jääb silma, et november on ka 11 ja siis on tulemas nüüd 11 ja minu jaoks need nagu peegeldavad 11, et numbrid, et ma kohe väga segaseks ja läheks jutuga, siis novembris võib kuidagi olla rohkem seda, et sa näed võib-olla oma tegude tagajärgi või ka teistel inimestel. Üldse võib olla praegu novembris rohkem teemaks see, et mida sa oled minevikus teinud, see kuidagi mõjutab novembrit või see kuidagi tuleb novembris rohkem ilmsiks. Võib-olla siis on üldse ka mingid mineviku asjad, mis rohkem esile tulevad või üles tulevad või kuidagi tähelepanu vajavad rohkem. Ja mul jääb veel silma see, et seda haamrit siin koputab selle asja peale. Ehk siis nagu kord lüüakse majja ja üldse aasta lõpp ka nagu läheneb ja ka samamoodi, et mida sa terve selle aasta jooksul oled teinud või kuhu sa oled panustanud, et ka see kuidagi võib tulla nagu tagasi või nagu rohkem märgatavaks saada või nagu tähelepanu alla sulle kuidagi jääb rohkem see, et mida sa kõik oled terve aasta jooksul teinud ja mis tulemusi see võib-olla andnud on sulle. Ja vaatame katsumust. Katsumus novembris on, see on sauade 4. See on sauade 2 tähendab. Ja ta vaatab siis ikkagi seda tulevikku, ta vaatab sinna kaugusesse, et tal peaks justkui mingi visioon olema, et kuhu ta jõuda tahab või kuhu sina siis jõuda tahad. Et mis on su soovid või mis on su eesmärgid ja võib-olla siis katsumus ongi nagu see visioon paika saada, see on kuskil mingis ladumises enne ka välja tulnud. Võib-olla ma ei ole seda üles pannud, ma ei mäleta. Aga et mingid visioonid, kuna see on katsumuse kaart, siis et kas sa ei suuda siis võib-olla visioone paika panna või sa ei näe nagu, ma ei tea, kas ei oska unistada või sul ei ole nagu kindlat nagu plaani või seda punktist A lõpp-punktini jõudmine. Või siis ka see järgmine samm või järgmine etapp su elus, järgmine suurem mingi etapp su elus, et võib-olla sa ei näe seda, et kuhu sa tahad nagu jõuda. Et siin nagu peaks vaatama sinna kaugustesse, nagu unistama, visualiseerima, et kuhu ta tahab jõuda oma elus või mingises praeguses eluetapis või järgnevas. Aga katsumus on kuidagi seda ette siis kujutada või võib-olla ka uskuda, et sa siis saad seda endale või et keeruline võib-olla uskuda, et mingid head asjad on sinu jaoks võimalikud ja et nad on sulle kätte saadavad, võib-olla seda on keeruline kuidagi uskuda. Et vahel on see, et me nagu unistame millestki ja me ei pruugi seda kätte saada ja siis natuke kaob see unistamine ära või uskumine, et üldse need head asjad meie jaoks võimalikud on. Aga vaatame veel. Lähiminevikus oli torn ja siin inimene kukub alla tornist ja siin on isegi vist 2 inimest. Ehk siis lähiminevikus oli mingi olukord või sündmus või mingi etapp, kus sul midagi lõppes, midagi lagunes, miski sai otsa, miski, mis enam ei toiminud, see pidi lagunema, see pidi lõppema.
lahkuma su elust ja see võib-olla on siis ka tekitanud selle, kus, kus sa ei usu võib-olla paremasse homsesse, et miski on sind nagu raputanud ja sa tahaksid selles osas võib-olla siis nagu õiglust. Nii, ja alateaduse mõjutused on siis surm ja taassünd, mis läheb selle torniga kokku tegelikult, et midagi nagu lõppes ja midagi nüüd algab, et alateadvuses on sul tõenäoliselt mingisugused muudatused toimunud tänu sellele siis tornile, mis oli sul siin minevikus, mis sind võib-olla on pannud elu vaatama jälle mingi uue nurga alt, mingi teise külje alt ja on alateadvust ka kuidagi niimoodi mõjutanud ja sinu mõtlemist üldse, et mingi vanamoodi olemine on muutunud ja sina võib-olla oled muutunud, sa tunned võib-olla, et sa oled mingis osas muutunud, tõenäoliselt need, kes kõik seda vaatavad, on igasuguseid muudatusi läbi teinud. Võib-olla siis oled ka nagu see madu, kes on võib-olla nahka vahetanud, mingi vana kihi maha ajanud ja nüüd siis alateadvuses on ka mingid võib-olla uued programmid või uut moodi mõtlemine ja toimimine sul. Aga millele sa mõtled rohkem novembris on karikate 2 ja see on selline ühtehoidmine ja armastus ja teineteisest hoolimine, siin on 2 kätt, 2 inimest. Et see on sul rohkem mõttes, et kuidas seda ja siin on ka tegelikult nagu siuke roosa ja särts ja nagu armastus ja energia, siuke särin. Võib-olla sa siis mõtled rohkem nagu armastuse teemadele või mingitele suhetele, lähisuhtele, et kuidas seal, ma ei tea, kas seda särtsu taastada või tõsta või siis kuidas ma ei tea, armastust ligi tõmmata rohkem, kuidas mingit sidet luua kellegagi või inimestega, kuidas luua või hoida nagu püsisuhet või lähisuhet või sellist, kus sa saad teise peale kindel olla, et hoiad tema sellest väiksest sõrmest kinni ja te saate nagu koos olla ja te olete üksteise jaoks olemas, teineteise jaoks olemas. Et need mõtted võivad sul rohkem novembris olla peas. Ja siis on tulemas sulle karikate 3 lähitulevikus, mis on siis selline jällegi lähedastega koosolek. Siin võib-olla näiteks sõbrannadega istumine või perega istumine. Näiteks, ma ei tea, saate kokku üle pika aja või üle mõne aja ja joote teed, joote kohvi, jutustate, vestlete, mingisugused arutlemised, võib-olla nende samadel teemadel, mis siin oli, et saab nagu üksteist kurssi viia üksteise eludega. Ja siin on ka seda sama särtsu, mis siin karikate 2 kaardil on, et see kollane minu jaoks, et sellist lähedastega suhtlemine ja kuidagi ühtehoidmine võib kuidagi rohkem ergutada ja rohkem anda mingit särtsu su elule ja tõsta sind kuidagi energeetiliselt ja see nagu enesetunnet kuidagi võib tõsta. Ja see ei pea üldse olema mingi pidutsemine või mingi lällamine või mitte midagi sellist. Et siin on nagu näha siuksed rahulikud või pigem nagu südamlikud. Minu jaoks on siin nagu siukest südamlikust rohkem. Et sellised olemised ja olelemised ja vestlused on üsna soositud novembris. Sellised rohkem nagu hingele kokkusaamised on hästi mõnusad ja toetavad. Aga soovitus sulle on keisrinna ja keisrinna on selline hästi hooliv ja armastav ja ka samas ta nagu väärtustab ennast ja ta hoiab ka iseennast väga, et inimene teab oma väärtust ja samas see on ka oma lähedastest hoolimine,
et ikkagi minu jaoks tuleb välja siit selline nagu hingestatus ja südames olemine ja sellised soojad vestlused ja nagu ehedus ja kõik see oleks hästi hea, kui saaks novembris kuidagi välja lasta. Nagu ma enne ütlesin, et ei pea olema selline lällamine või selline pinnapealsed vestlused, vaid sellised nagu südameasjad pigem, et räägime südamest südamesse, et jagame, mis meil on hingel võib-olla, jagame rõõme, jagame hoolimist ja hoolitsust. Et mulle tundub, et kõik see aitab välja tulla siit sellest torni seisundist, kus oli siis see raskus ja kukkumine ja nüüd on võimalik kuidagi jalgadele tõusta või siis vähemalt istuma või nagu siia laua taha istuma ja nagu südamesse tulla ja oma lähedastega ühenduma rohkem. Aga mis sinu ümber siin toimub? Hetkes olemine põhimõtteliselt, praegune hetk, et mingi sinu ümbrus või kuidagi elu aitab sul võib-olla rohkem siis hetkes olla ja see jälle läheb minu jaoks kokku eelneva jutuga, ehk siis selline ehedus ja südames olemine, südamest rääkimine tegelikult toobki inimest praegusesse hetkesse ja aitab nautida praegust hetke ja aitab elu näha nagu helgemates toonides ja jällegi aitab siit nagu raskusest välja tulla rohkem praegusesse hetke, et sa ei ole ei minevikus ega ka liiga kauges tulevikus, vaid praeguses hetkes naudid nagu igat päeva, igat hingetõmmet, tuleb jällegi ikkagi see nagu tänulikkus ja iseendast hoolimine ja ma ei tea, elust hoolimine. Ja siin on näha ka seda nagu valgust, et siit voolab niimoodi sissepoole, et see hetkes olemine aitab rohkem tulla ka nagu, et see toob nagu energiat sulle juurde ja seda valgust ja nagu energiat ja seda jällegi nagu heaolu, et seda head enesetunnet, see toob nagu seda väga juurde. Ka sinu lootused ja hirmud on rüütel, see on mündirüütel. Ja siin on selline nagu, mündirüütel on selline aeglane liikuja, et ta liigub, aga päris aeglaselt. Et võib-olla sa siis loodad, et sa ikkagi jõuad välja kuskile, kus sulle see nagu tulemus meeldib. Ja samas võib-olla sa pelgad, et see liikumine on nagu liiga aeglane või et kas üldse jõuad nagu, kuidas ma ütlen, nagu mitte kuskile välja, aga nagu sellise kohani või etapini, kus sa saad nagu elu nautida või ennast hästi tunda või siin on ikkagi nagu mingisugune tegutsemine. Et võib-olla siis on mingisugune tahtmatus mingeid samme teha, kus sa tead, et see tulemus tegelikult ikkagi tuleb sinu juurde. Et tõenäoliselt sa tead, mis sammud sind näiteks viivad eduni või sinu soovitud tulemusteni, aga võib-olla sa siis ei tee just neid samme või siis sa oma peas mõtled, et sa ei saa neid samme teha, sellepärast et miski võib-olla hoiab sind kinni, aga see on su enda mõtlemine, aga ma saan aru jällegi, et miks inimesed nii mõtlevad ja see on täiesti loogiline. Aga vaatame, mis see lõpptulemus on, kus sa jõuad. See on mündipoiss. Et lõpuks sa ikkagi jõuad nii-öelda inspiratsioonini. November toob mingisugust selgust, mingi inspiratsioon, midagi hakkab nagu kasvama sinus, mingid ideed. Miski sinus ikkagi tärkab, mingi tahtmine tegutseda ikkagi mingi eesmärgi
nimel sa ikkagi liigud selle eesmärgi poole, mis iganes see sinu jaoks on, ma ei tea siin. Ja mulle tundub, et novembris on ikkagi see soositud see rahulikult liikumine, mitte tormamine, vaid nagu mõtisklemine ja rahulikult olemine ja hetkes olemine, et ei hüppa üle oma varju või ei jäta samme vahele või selline rahulikult kulgemine. Siin on see, et tasa sõuad, kaugele jõuad, on ju. Ja siin, mis iganes see idee või asi sinu jaoks on, et see hakkab nagu ilmet võtma, miski võib sulle nagu selgemaks saada, et siin raamatus on õrnalt näha mingeid nagu jooniseid või joonistusi, aga need saaks nii-öelda tumedamalt siis teha või et need hakkavad justkui nii-öelda emotsiooni ilmet võtma, et see visioon võib hakata novembris selgemaks saada võib-olla, et kuhu sa edasi tahad liikuda, et mis ikkagi on see järgmine samm või järgmine etapp su elus, kuhu suunas sa siis liikuma hakkad ja võib-olla on mingisugune hirm sinna suunas liikuda või hirm, et kas sa sinna jõuad, aga visioon nagu tundub, et see vist, ma ei tea, kas ta paika saab, aga nagu ma ütlesin, ta hakkab nagu ilmuma sulle. Et sa oled nagu tulnud pika tee siit algusest, siit nagu on sellist tumedust, aga siit tuleb seda nagu heledust sisse, kus on nagu ühtehoidmist lähedastega, see kuidagi annab sulle, nagu ma juba ütlesin enne ka, et see nagu energiat ja head tunnet ja see võib sind kuidagi inspireerida ja motiveerida, et nagu nii-öelda õigete inimestega suhtlemine ja lävimine võib sind kuidagi avada ja samamoodi nagu ma ütlesin, et ka jagamine ja nagu hoolimise jagamine, et see nagu avab inimese südame ja samas see avab ka nagu inspiratsiooniallika ja lõputu energiaallika inimeses, mis siis saabki seda nagu nägemist avada või siis seda mitte lihtsalt selget nägemist aga nagu seda visiooni, et sa hakkad nägema nagu kaugemale. See, ma ei tea, kas ma seletan, aga et võib-olla siis sa julged jälle nagu unistada siis. Aga minnes nüüd siis selle põhiteema juurde jälle tagasi, mis oli see õiglus, et nii-öelda see karmaseadus, et mida annad, seda saad tagasi, et samamoodi näiteks inspireeritud vestlused oma lähedastega ja see armastuse jagamine suhtes ja hoolimise jagamine, et see ongi see, et mida sa annad, seda saad tagasi ja selline ehedalt enda jagamine toob sulle ka nagu välises maailmas seda tagasi, et ka inimesed saavad sulle pakkuda sedasama lähedust ja ehedust ja hoolimist ja armastust ja ka inspiratsiooni. Aga siinkohal ma lõpetan, sest ma hakkan jälle üle seletama muidu. Aga november tundub selline hingestatud kuidagi ja mida annad, seda saad tagasi. Seda tasub siis jälgida ja rohkem nagu hetkes olla ja südames olla. Ja siis seekord jälle niimoodi. Ja järgmise korrani. Tšau!